Tere, tere! Mina olen Ülle London ja hakkan sulle jälle rääkima täna astroloogiast. Ja võtame ette kaksikud. Ja kaksikute energia on mulle päris tuttav. Kuigi mina oma päikesemärgilt olen Neitsi, siis kaksikute ja Neitsi planeet, juhtplaneet on Merkuur ja see mõtlemine ja märkamine ja analüüsimine on siiski küllalt sarnane. Kaksikud oma õhumärgilt võtavad rohkem seda informatsiooni nagu laiemalt ette, sest see õhuelement on küllalt tugev ja kiiremini leviv, siis Neitsi maamärgina püüab seda informatsiooni siis panna kuidagi süsteemi või kuidagi asjalikumalt ära kasutada. Nii et see ikkagi on natukene minu jaoks sarnane. Aga video on kõikidele kuulamiseks. Sa ei pea olema päikesemärgilt või tõusumärgilt kaksik, vaid astroloogilises kaardis on kindlasti ühe koha peal sul kaksikute märk ja ühes eluvaldkonnas. Ja vot selles eluvaldkonnas vajadki sa rohkem infot, sa vajad vaheldust, sa vajad suhtlemist ja selles kohas sa tahad nagu vaadata seda asja või olukorda või teemat mitme nurga alt. Ja kui sa kuulad seda kaksikuna, sinu päikesemärk on kaksikutes, siis ära otsi, et siin nüüd tuleb see iseloomu kirjeldus, et see on täpselt nii ja nii ja nii. Võib-olla peaksid sa otsima lihtsalt äratundmist. Et ja see on mul see, aga see päris ei ole. Vaata, millise nurga alt sa ennast ära tunned. Kaksikud, nagu ma enne ütlesin, on õhumärk, aga ta on muutlik õhumärk ja õhk seostubki mõtlemise, ideede, suhtlemise ja igasuguse intellektuaalse liikumisega. Muutlikkus aga tähendab seda, et kaksikule ei meeldi, kui asjad on nagu kivisse raiutud, sest talle meeldib võtta see informatsioon, vaadata seda mitmest küljest, kohandada, viia see uude vormi, see nagu info liikuma panna, mõtted liikuma panna. Siis uudishimu, mis on väga tore ja edasiviiv jõud just kaksikutel. Ta otsib seoseid inimeste vahel, sõnade vahel, mõtete vahel, ka kogemuste vahel. Mitte ei ole see, et mina ainult räägin, vaid ma kuulan, ma võrdlen, ma küsin, ma märkan. Kaksikute sümbol juba iseenesest räägib minu jaoks hästi palju. Seal on kaks poolt. Üks vaade, üks küsimus. Aga mina ütlen, et see ei ole mitte ainult, et siit ühest kõrvast sisse, teisest kõrvast välja, vaid et ta võtab infot paremalt, vasakult, ülevalt, alt ja ta annab ka niimoodi välja. Niimoodi, et see kaksikute energia on nagu ühenduste võrgustik. Ja see ei ole kunagi selline mustvalge. Ta märkab vahetoone, paradokse ja ta nagu poole jutu pealt võib juba aru saada, mida sa tahtsid öelda. Sina ütled lause esimese poole, kaksik ütleb juba teise poole, et ta juba, tema mõte juba töötab, kui sina oled alles esimese lause öelnud. Siis kuna muutlik õhk vajab vaheldust, siis ei tähenda see seda, et ta läheb nagu sirgjooneliselt sinna järgmise punktini, vaid ta ikkagi läheb niimoodi üks raamat, üks vestlus, üks juhuslik lause, üks märk ja siis ta hakkab
nagu seda puslet kokku panema. Teised ei pruugi sellest veel üldse arugi saada, kui juba tema jõuab tuumani just nende erinevate asjade kaudu. Tema peas käibki kiire liiklus, aga mitte segadus. Teiste jaoks võib-olla see võibki toimuda, et teised võivadki mõtelda, et kuule, niimoodi ei saa, on ju. Sa hüppad nagu ühelt teemalt teisele, aga kaksikutel on see võime seda teha. Loomulikult üks nõrk külg võib olla, et kui lähebki lappesse need asjad, aga siis peab kaksik olema ise piisavalt tark, et iseenda pidurit tõmmata. Nii, nüüd ma teen seda, siis ma lõpetan selle ära, paned kirja ja see ongi kaksikute küpsus, iseendalt küsida, mida ma siis lõpule viin, mida ma tahan teha, mida ma ei taha teha. Üks asi, mis mina veel mõtlen selle kaksikute energiaga, kui me väljas jalutame praegu, siis sõnnienergias olid, kui me vaatame näiteks puude õisi, siis nad olid kindlalt kinni. Jah, avanevad vaikselt ja aeglaselt. Ja nüüd, kui tuleb kaksikute hooaeg, siis need kroonlehed lähevad kõik maailma laiali. Nagu mõtted ja igasuguseid sõnumeid. Ja see pole nagu juhus, et just kaksikute ajal jõuavad lõpule õppimise tsüklid, kooliaasta lõpud, eksamid, kokkulepped, plaanid. Just see aeg, kus on vaja infot veel võib-olla juurde koguda, et see lõpptulemus saavutada. Mõtle, kui väljas on läinud meil valgeks, siis on ju jälle, me saame veel rohkem liikuda. Ka liikumine kuulub kaksikute alla. Kaksikud ei ole see, et ta peab nüüd maratoni jooksma. Ei, need on niisugused lühikesed kenad jalutuskäigud. Suhtlemine, niimoodi naabritega suhtlemine, väljas istumine, sihuke meeldiv suhtlemine, mitte mäkke ronimine. Ja kui kaksik ei liigu, ta ei pea jooksma, siis tal mõte jookseb. Tal käed võivad tegutseda, silmad vaatavad, kõrvad kuulavad. Kõik, mida meil on kaks, on kaksikute alluvuses. Ka kopsud, sest hingamine on ka liikumine, närvisüsteem, meie aju 2 poolkera, närvisüsteem on ju liikumine, mõtlemine. Nii et ainult üks tore asi, et ei tohi ikkagi oma närvisüsteemi üle koormata, oma rääkimist üle koormata, oma silmi ja kõrvu lihtsalt tühja infoga väsitada, et see on see, aga uudishimu ei tohiks kaduda. See vajab lihtsalt suunda ja selliseks teadlikuks õppimiseks, praktiliseks tarkuseks. Kui päike on kaksikutes, siis inimese elujõud väljendub läbi teadmiste. Nii et praegusel ajal ära üldse imesta, kui sinu kirjakasti võib potsatada hoopis rohkem kirju kui varem. Mingisugused kontaktid võivad uuesti aktiveeruda. Siis võib-olla sa märkad rohkem vastuolusid või duaalsust või mingisuguseid paradokse. Võib-olla on sul rohkem hoopiski vaidlushimu, sellepärast et sa tahad teada, kuidas see tervikpilt ikkagi välja näeb, et see ei ole negatiivne, kui sa esitad küsimusi. Ja väljendus ongi, räägid, kirjutad, õpetad, kõik kuidagi tähelepanu läheb rohkem välisele infole. Jah? Nii et, aga nagu ma enne ütlesin, kaksikud, isegi kui sul päike ei ole kaksikutes, siis igaühe sünnikaardis on kaksikute märk kuskil olemas.
ja vastavalt, millises eluvaldkonnas siis need kaksikud on, seal siis tahad seda suhtlemist ja vaheldust ilmselgelt. Näiteks, ma toon mõned näited ka. Kui kaksikud on näiteks teises majas, mis on rahasektor, väärtuse sektor, siis näiteks võibki sinu teenimisviise olla mitu. Sealt, kus raha sisse tuleb, on mitu kohta. Näiteks kui kaksikud on viiendas majas, siis loovväljendus on võib-olla rohkem selline mänguline ja lõbus, aga ka ilmselgelt nagu lugude vahendamine. Kui kaksikud on kümnendas majas, siis see töö ja avalik roll vajab hästi palju suhtlemist ja kirjutamist ja vahendamist. Aga näiteks ka see, et kui mõni planeet on kaksikutes, siis näiteks Merkuur näitab ära selle suhtlemisstiili. Kui Merkuur on tulemärgis, siis võib-olla sa räägid väga otse ja väga innustavalt. Kui see on maamärgis, siis väga praktiline tõestus. Õhumärk otsib ideid, aga veemärk tunnetab siis sõnade taga olevat seda meeleolu. Nii et kaksikud ei saa olla ühesugused. Sünnikaart on alati mõnusalt terviklik. Aga hüppasin nagu nende planeetide juurde tagasi, hüppan, siis näiteks kui Veenus on kaksikutes, siis on hästi, kui sul on suhe, siis sa tahad, et see suhe oleks kerge, et sul oleks võimalik vestelda, et seal oleks nalja, et see selline vaimne kontakt on hästi tähtis. Kui Mars on kaksikutes, siis võib-olla jah, sa võid, sinu sõnad on võib-olla väga ülevoolavad, võivad ka teravad olla, aga seal on ka, et idee, tegevus, mõte, mitu asja korraga intensiivne. Jupiter kaksikutes, siis see informatsioon ja see sinu kasvamine võib olla läbi õpetamise, läbi mingisuguse suuremate võrgustike kaudu, ka keele õppimine ja õpetamine kuulub sinna alla. Siis, mis veel? No ütlesin, et see uudishimu, taiplikkus, vaimukus, sõnaosavus, kõik on kaksikute alla. Kaksikud on head vahendajad, sest nad ei jää ühte seisukohta kinni, suudavad mitut inimest korraga mõista, üksteisele nagu arusaadavaks teha. Neist võibki saada head õpetajad, kirjutajad, sisuloojad, ajakirjanikud, tõlkijad, ka huumor. Nad võivad ka huumorit või nalja kirjutada, kuidas seda ütelda, sellepärast, et nii kui nad midagi nagu enda ümber näevad, oskavad nad seda naljaks keerata. Nii et väga põnev on see. Varjupool ongi, meil kõigil on väike varjupool ka, et kui seda infot on ikkagi vähe ja kui seda infot on palju, siis võib-olla see lõpetamine ei tule alati hästi välja. Aga siin ongi see, et pane prioriteedid kirja, mis on need 3 asja, mida ma pean lõpetama, millele ma ei ütlen ja millele ma jah ütlen ja kas ma jõuan sellega lõpule minna. Ja teine niisugune nõrk koht võib kaksikutel ka olla see, kuna nad näevad siis ütleme mündi mõlemat poolt, siis see otsustamine võib neil mõnikord olla raske, sellepärast et aga infot veel ja ma veel ei lõpeta ära, aga võib-olla siis veel midagi. Nii et siis võib see info natukene ebatäpseks minna ja seda ma ütlen ka, et praegu kaksikute ajal võibki see, et kui seda infot on palju, siis ta võib lappesse minna, sa ise pead tark olema, mis on õige ja mis on lihtsalt, ma ei tea, plära, jah. Nagu ma ütlesin, siis kaksikute
märk on seotud siis kõik, mis meil on kaks, on käed, õlad, kopsud, hingamistee, närvisüsteem ja kui energiat on üle ja see on koormatud, siis võibki see, et võib-olla õlad on väsinud, sest see hingamine tuleb raskelt, närvisüsteem on üle koormatud. Vaata, siis ongi, et tee seda sügavamat hingamist, võib-olla võta see rahulik rütm, see jalutuskäik, aga aitab ka kirjutamine, joonistamine, käsitöö, aiatöö, sellepärast, et õhuelement vajab alati maandumist. Mõte vajab nagu käsi, siis ta annab sellele mõttele kuju. Kui õhuelement viibib väga palju ekraanides, siis mõnikord võib ka aidata, kui sa võtadki endal siia arvuti kõrvale mingisuguse kivi ja mudid seda, sest see aitab sind nagu maandada. Sest mõnikord on kaksikute energiat, nagu ei saa seda telefoni käest ära panna ja ikka veel nagu midagi vaatan seal internetis, et kui on ikkagi seda tuult ja õhku palju, siis me vajame seda kindlamat juurt endale alla. Siis, nagu võib-olla enne ka mainisin, on kaksikute juhtplaneet on Merkuur ja Merkuur ongi meie suhtlemine. Mütoloogias oli ta siis Hermes ehk see sõnumitooja ja vahendaja maailmade vahel, siis astroloogias räägib Merkuur mõtlemisest, suhtlemisest, õppimisest, kuidas me suudame õppida, kuidas me anname infot, kuidas me võtame vastu infot, kuidas me seda anname, kuidas me tõlgime üldse seda sise- ja välismaailma, et kuidas meid mõistetakse ja kuidas me teisi mõistame. Nii et jälle, kuna Merkuur on isiklik planeet, siis ta räägib meile, kas me suudame nagu kiiresti infot vastu võtta või me vajame vaikust mõtlemisel. Kas me teeme tööd niimoodi, et muusika mängib ja kõik jooksevad ja me suudame ikka keskenduda või on see, et mul peab olema täiesti vaikus ümberringi, enne kui ma suudan üldse keskenduda. Merkuur on ka veel kaubandus, liiklemine, kõik sihuke lähiümbrus. Need on need, kellega me kõige varasemalt hakkame suhtlema. Meie õed, meie vennad, naabrid, koolikaaslased ja kõik need keskkonnad, mis meie ümber on, need on need väikesed, võib-olla vanasti võib-olla rohkem need raamatukogud, kus me kokku saime, siis siin on ka nagu koridorid ja trepid, kui me kuskil liigume kuskile läbi koridori, treppidest saame üles-alla liikuda, autoga me saame liikuda, jalgrattaga, need on sellised just see lähiümbrus, kogukond või kaksikud on duaalsus, jah. Taevas ja maa, mõistus ja keha, sise- ja välismaailm, õpilane ja õpetaja, kuulaja ja rääkija ja kaksikud on siis see sild selle maailmade vahel ja mõnikord oskab see kaksik väga ilusti teisi sealt pilvede pealt maa peale tuua ja vastupidi. Siis kaksikute vastas on meil ambur ja kaksikud on siis selline väiksem tähendus, ambur on sihuke suur filosoofia ja kaksikud võib-olla, kui nad jäävad väga kinni oma sellisesse väikesesse kogukonda, siis nad võiksid vaadata natukene amburi poole, et mis maailmas veel on. Ja samas on siis ambur see, et kui me
kui me väga sinna suurde maailma ennast ära kaotame, siis võiks hambur vaadata kaksikute poole, et aga mis sellel ühel mõttel või ühel sõnal on tegelikult tähendus, kuidas see sind rohkem, kuidas see lähiümbrus sind rohkem kõnetab kui terve maailm. Võib-olla võiksid ka ise mõtelda just selliseid küsimusi endale esitada, et millises eluvaldkonnas sina vajad vaheldust, õppimist ja värsket infot. Kui sa isegi ei tea, kus kohas sünnikaardis sinu kaksik asub, siis juba sellega sa võid natukene avada oma sünnikaardi võimalusi, kui sa küsimustele vastad. Milline info jagamine teeb sind nagu elavamaks? Sa tahad seda infot jagada. Millises osas oled sina õpetaja, millises osas oled sa õpilane ja vastupidi. Siis näiteks, kus kohas sa kogud infot ja mida sa infoga teed? Kas selleks, et liikuda edasi või hoopis selleks, et otsust edasi lükata? Ma kogun veel infot, ma ei hakka midagi veel tegema, ma kogun veel infot. Aga missugune on see vestlus, kus sa tahad tõeliselt inimesega vestelda, kes on see inimene, kellega sa tõeliselt tahad põrgatada oma teadmisi? Palju õnne ju kaksikutele, mida ma alguses ei öelnud, palju õnne teile ja mina ütlen ka, et miks mitte tellida minu käest näiteks aastakaart. Sellepärast, et see aastakaart näitab sinu potentsiaali. Ta näitab, millised energiad sul just sellel aastal tööle hakkavad, millised teemad esile tõusevad, millised võimalused avanevad. Nii et see iseendale kingituse tegemine ja see on ju see uudishimu kaksikud, jah, uudishimuga iseenda vastu. Vaadake, mis teil praegu selle kuu aja jooksul, kus te tormama hakkate, kas hakkate jalutamas käima või hakkate hoopis oma mõtetega jalutama. Aitäh kuulamast!